Umbes kuu aega tagasi ühe teisipäeva ööl vastu kolmapäeva sai politsei väljakutse Viljandis Paalalinnas toimunud korteri peole. Üks peol viibinud isik olevat teinud trikki, kus ta näiliselt eemaldas oma pöidla, hirmutades niiviisi teisi pidulisi. Korteri omaniku verbaalseid käske tegevus lõpetada ning lahkuda isik eiras, mistõttu oldigi sunnitud talle kutsuma politsei. Politsei toimetas isiku kainestuskambrisse. Kuid sellega lugu veel ei lõppenud. Nimelt rääkis peolt ära viidud isik, et peo korraldaja oli serveerinud 40% alkoholisisaldusega viina Belov pähe, mida ta oli reklaaminud ka sotsiaalmeedias peo jaoks loodud ürituse lehel 37,5% alkoholisisaldusega varianti. Rängale süüdistusele reageeris politsei kiirelt ja suurte jõududega. Korter otsiti põhjalikult läbi ning kõik sealt leitub vedelikud saadeti laborisse ekspertiisi. Ekspertiis tuvastas, et süüdistused ei olnud alusetud ning mees arreteeriti. Kuna uurimine alles käib, siis ei saa me veel hetkel avaldada, kuidas süütegu täpselt toime pandi ning kui suur võib olla ohvrite arv. Samuti jätame hetkel avaldamata ka asjaosaliste nimed. Süüdimõistva otsuse korral võib mees silmitsi seista rahalise karistuse või kuni 3-aastase vabaduse kaotusega. Hoiame teid kindlasti sündmuste edasise käiguga kursis.